ja see on spetsiaalne käigukasti kokkupanemise pukk. Tere traktorikuuri! Täna siis pikalt lubatud käigukasti kokkupanemisvideo. Kaadrid on tehtud kõik enne Wildcards Finalsit. See asi nägi välja nii. Käigukast oli siis pukis. Alustasime sellest, et panime tagurpidi käigu kaitseplekid kasti sisse. Need on siis siuksed plekid, mis aitavad hoida kasti korpuse eluiga, et lihtsalt need kettatäravad servad ei lõhuks korpust ära. Siis läksid tagurpidi käigu kettad sisse. Kettad tegelikult on täitsa originaalkettad, neid on lihtsalt 1-2 rohkem, kui originaalis seal Powergladis sees käib. Kettad on eelnevalt ilusti õli sees läbi immutatud, et kui kast saab esimest korda hakkab ringi käima, et siis need kettad kohe otsa ei saaks. Siis läks surveplaat sisse. Ja kõik kettad iseenesest on ära märgistatud, et on niisugune väike hammas või asi, et sa saaks kõik ilusti nagu oleks lihtsam seda kasti sisse panna. Siis läks lukustusplint, mis siis lukustab selle kogu tagurpidi käigu ära. Ja siis panime planetari, ma isegi ei tea, kuidas see nimetada, see korpus, mis siis läheb ketaste sisse, mille sisse omakorda läheb planetar. Kuna ma ei ole mingi käigukasti mees, siis ma tõesti ei tea neid kõiki nimesi ega tähendusi asjadele. Alati selle korpuse sissepanek on kaunis keeruline, sest et kettad ei ole kunagi ideaalselt tsentris, ideaalselt paigas, et see võtab natukene niisugust jõnksutamist aega. Aga kui see on ilusti sees, siis veendume, et kõik käib ringi, kõik on hästi ja siis juba läheb planetar. Planetar on siis sirge hambaga järelturutükk, Sonnaxi oma, väidetavalt 1500 hobujõudu jaoks mõeldud. Siis panime kokku uue trumli. Trummel on see, mis siis teeb teise käigu, vabandust. See on 10 kettaga trummel, ta on täiesti järelturutükk. Originaalis on ta 6 kettaga, upgrade'itakse originaaltrumlikku 8 ketta peale, mis meil enne kastis sees oli. Sinna siis läheb 10 ketast ja vaheplaadid, nagu on näha, siis ka see sisemine hammakas on seal sees, et oleks lihtsam neid ära tsentreerida. Kõik plaadid on paigas, võtsin hammaka ära, panin hammaka alla laagri ja ka hammaka peale laagri. Tavaliselt originaalis seal ei ole laagreid, on lihtsalt sellised friktsioonpinnad teflonkattega või midagi sellist. Veendusin, et kõik on paigas, panin ka lukustusplindi ja siis läks väikene pronks pukk sinna sisse, mida nimetatakse weddingringiks. Ja selle weddingringi ta siis tsentreerib input shafti tagumist otsa ja ka hoiab, kuna läbi input shafti liigub õlirõhk turbiini, siis ta hoiab ka seda, et see rõhk ei jookseks tagurpidi tagasi. Siis läks sisse SFI kaitse, mis käib siis trumli ümber. Veendusin, et kõik on hästi, midagi kuskilt vastu ei käi, kõik clearance'id on olemas. Trumlit ma alati paigaldan koos input shaftiga, siis on kindel, et ma saan ta tsentrisse. Eelnevalt veendusin, et ka põhjas on laagrid ja nüüd läheb lint. Lint on siis see, mis teeb esimest käiku. Ehk kui lint on aktiveeritud, ta hoiab trumlit kinni, siis on esimene käik, ehk planetar käib ringi ja on 1,80 ülekandega esimene käik. Lindi paigaldamine on alati huvitav tegevus, ükskõik mis asendis kast on, kas ta on siis vertikaalis või horisontaalis. Siis külje pealt sisestasime selle lindi pingutuspulga. Seal on niisugune väike kahvel, käib ka küljes. Ja siis keerame mingisuguse pinge peale, et see lint ennast ära fikseeriks üldse. Ja kui see on tehtud, siis läheb servo. Servo on selline vedruga kolb, mis siis hoiab õlirõhuga lindil pinget peal. Seal on samamoodi niisugune väike kahvel otsas ja selle paigaldamine on ka alati niisugune huvitav tegevus. Kuna servo see vedru on kaunis jäik, siis seda
üksi on tegelikult kaunis ebameeldiv paigaldada ja ta on niisugune meelitamine. Siis viimasena läks servo katteplaat peale. Sellest ma veel pärast näitan ka täpselt, milline jupp see on. Ja servo siis see vedru hoiab siis pinget, nii nimetatud tagurpidi pinget peal. Ja õlirõhuga siis aktiveeritakse servo, mis siis lükkab selle lindi kokku. Ja siin peab alati natukene, kui kast on püstis asendis, siis peab natukene erinevate tööriistade asjadega teda kaasa aitama, et see lint jääks võimalikult sirgelt enne esimest pingutust. Peale seda ongi jäänud veel õlipump. Õlipump on samamoodi järelturu tükk, reidi oma. Läks ilusti paika ja õlipumba poldid on selle mõttes hästi huvitavad, et on nagu kraega polt, millel on soon sisse freesitud ja selle soone all on oorõngas, et jumala eest läbi poldi ei saaks õli lekkima hakata. Siis sai kast laua peale pandud ja tagant pandud siis see tagumine plaat. Kuidas see nimetatakse, ma ei tea. Plaat on igatahes järelturu tükk, on nii nimetatud pillet freesitud. Kui originaalis on seal lihtsalt puks, mis siis kannab seda väljundvõlli, siis see on rullaagriga. Ja siis seal on keskel niisugune kaunis välja veninud nüüdseks juba kummitihend, mis siis aitab ka hermetiseerida seda, et kastist ei jookseks õli taha saba sisse. Kuigi seal on saba seest on kasti tagasivool olemas, aga ikka just mida vähem seda õli seal on, seda parem. Alati on huvitav seda paika panna ja siis lähevad poldid, pingutab selle ära ja see siis põhimõtteliselt tsentreerib selle väljundvõlli kasti suhtes ära. Siis läheb kast külili, kontrollisin üle, et servo ja see lindipingutuspulk oleksid paigas, kõik oleks nii nagu peab ja siis lähebki juba õlipump. Õlipump on suht ainus originaaltükk selle kasti juures. Selle mõttes originaaltükk, et GMi toodang. Nüüdseks ülejäänud jupid juba kõik on järelturu tükid. Õlipump läheb paika, siis tuleb veenduda, et käiguvalitseja oleks siis ilusti paigas ühendatud. Käiguvalitseja tegelikult on lihtsalt siis niisugune võll, mis on selle välbodi sees ja siis vastavalt võlli asendile siis suunatakse õlirõhk mööda kanaleid, kas esimesele käigule, tagurpidi käigule, ei suunata kuskile, et kast oleks neutraalis ja nii edasi. Kui õlipump on ära fikseeritud, veentud on ilusti õiges asendis, õiges paigas, et kõik on nii nagu peab, siis saab õlipumba kinni panna. Fun fact, õlipumba ja käiguvasti korpuse vahel ei ole tihendit. Kuna õlipump on valatud rauast ja kasti korpus on alumiiniumist ja pinnad on suht ideaalsed, siis tihendit vahel ei kasutata, sest see tihendab ennast ilusti ära. Ja kuna me ka logime kasti õlirõhku, siis me ka näeme, kui peaks olema mingisugune leke. Siis vahepeal sai paigaldatud ka üks plaat, mis siis aitab käiguvalitsejat hoida oma koha peal, et ta ei hakkaks niimoodi paremale vasakule loksuma ja ei hüppaks selle välbodi pulga tagant ära. Nüüd on välbodi küljes, just näitasin, on ise pandud väljund. Just võtsin sealt pimed ära ja see väljund on nüüd turbiini õliliini siis osa, kus see on väljund pandud. Sinna läheb voolik külge ja ta läheb kasti korpusest välja. Miks see nii on ja kuhu ta läheb, seda ma näitan kohe varsti laua peal täpselt edasi. Ja siis läheb õlifilter külge. Õlifilter on niisuguse kõrgendusjalaga, on korduv kasutatav filter, mis on lihtsalt siis puhastatav, pestav. Ja see kõrgendus on seal selle jaoks, et kuna käigukastil on suurema õli hoidmisega vann, et siis filter oleks ilusti vanni põhjas. Siis tuleb veenduda, et kõik pinnad on puhtad ja siis saab juba paigaldada tihendi ja selle õlivanni.
Õlivannil 2 bolti jäävad tavaliselt sisse panemata või selles mõttes, et ma panen nad sisse, aga jäävad pingutamata, kuna sinna alla läheb siis shifteride rossi kinnitus. Sai paigaldatud veel Transperex solenoid. Transperex solenoid on siis see, mis teeb tagurpidi käigu. Ehk siis see on selline samamoodi pulk, mis läheb läbi korpuse välbodi sisse ja kui solenoidile antakse vool peale, siis see lükkab selle pulga välbodisse ja aktiveerub tagurpidi käik. Paigaldus on niisugune kaunis inetu kullinokkadega, sest seal pole mitte ühtegi kanti, et reaalselt võtit kasutada. Kui see oli ka tehtud, siis läks kast pukki, et mõõta kasti pikki lõtk ja siis ilmnes probleem. Abort the mission, meil on mingi häda. Kastil pole pikki lõtku ja kastil peab olema pikki lõtk. Nii et nüüd me helistame Andresele ja karjume appi. Millest siis probleem seisnes? Probleem seisnes selles, et kuna eelnevalt siin käigukastis sees oli 8 trummel ja me panime 10 trummli, siis eri firma, eri tükkidel on clearance'id erinevad ja meie kast poos kinni ennast, et ta ei tahtnud hästi ringi käia ja kastil puudus pikki lõtk. Pikki lõtk peab olema peaaegu kuni 0,2 mm ja minul sai see, et mõistus otsa ja helistasin Veljo Weinbergi mehaanikule Andres Bransile, kes siis tuli appi meile. Võtsime kasti uuesti lahti, võtsime kõiksugused shimmimisseibid ehk siis seibid, millega saab niinimetatud asja tihedamaks teha. Võtsime vahelt ära, saime napilt miinimum clearance'i kätte, kasteks kokku tagasi ja sõitu. Eelnevalt mainisin sõna servo. See tükk siin ongi nüüd see servo. Siin all on siis see kolb ja alla tuleb õlirõhk, siis aktiveeritakse lint. Siin on ka andur, kus me siis mõõdame kasti töörõhku ja nüüd siin võtan need juhtmed eest ära. Siin on nüüd see sama ots. Vabandust. Siin on nüüd see sama ots, mis kui ma ühendasin välbodi ja ütlesin, et on turbiini feedimisliin, kuhu on siis tuts juurde keeratud ja on õli juhitud siia. See õli tuleb läbi korpuse, läbi nende voolikute siia solenoidi. Selle asja nimetus on tampvälv. Ja neid on 2 tükki. Tampvälve kasutatakse siis selle jaoks, et turbiin teha rohkem selliseks lodevaks. Ehk siis turbiinile ei lasta peale täit õlirõhku, vaid ainult osa kogust, sest et ega rõhk on sama, mis kastis kogu aeg sees on, aga lihtsalt turbiini ei jõua nii suur kogus õli, ehk turbiin ei ole nii tihe. See on puhtalt selle jaoks, et oleks lihtsam üles puulida, et turbiini poolt ei oleks mootoril nii suur koormus ja ka kasutatakse seda, et stardis oleks niinimetatud mootoril lihtsam ära minna, et tekitada väike libistamine. Ja neid on 2 tükki. Üks tuleb siis läbi kasti korpuse otse välvpodist ja teine tuleb siis siit. Siin on käigukasti jahutuse otsad, on väljundpool ja sisendpool. Ehk siit läheb radikasse ja siit tuleb radikast tagasi. Nüüd teine tampvälv on radika liini vahele pandud. Kuna radikas tuleb otse turbiini tagasivoolust, siis siit lastakse osa rõhku maha otse tagasi karterisse, et samamoodi turbiin ei oleks nii tihe. Siia sai nüüd andur paigaldatud, me ei jõudnud seda küll ära vähendada. Et selle anduriga peaks nägema täpselt turbiini tööd. Siin on 2 käigukasti tuulutusotsa, mis siis lähevad kasti tuulutuspaaki. Ja siin on niisugune väikene nunnu õlivaras. Enam kastis õli sees ei ole, selle me lasime enne maha, kui kasti maha võtsime. Ja see on niisugune äge lukustiga, et see niisama ei tule ära, vaid sa pead reaalselt lukusti lahti tegema ja siis saad selle kätte. Siin on 1 voolik veel ja see on nüüd selle jahutusmooduli jaoks, mida me kasutame boksis peale tõmmet, et käigukast ja turbiin maha jahutada. See on siis kasti karteris, siit imetakse õli välja ja siit samast selle kaudu lükatakse siis see jahutatud õli välvpodisse,
kus ta jookseb turbiinist jookseb karterisse ja ka tegelikult välvbodist tagurpidi läbi õlipumba jookseb karterisse tagasi. See on kõige efektiivsem viis käigukasti maha jahutada, kuigi ka kõige aeglasem, aga niimoodi on 100% kindel, et turbiin on maha jahutatud ja kast on maha jahutatud. Sest et miks on vaja jahutust? Jahutust on puhtalt sellepärast vaja, et kui me oleme transbreigis, kogume boost'i, siis turbiini temperatuur võib minna 120 kraadi, vahest isegi rohkem. Õnneks meil on endal auto küljes käigukasti jahutusradikas koos ventilaatoriga, et see natukene aitab neid temperatuure maha tuua, aga mitte nii palju, et boksis ei peaks jahutama. Nitroautodel, blower-autodel, kompressorautodel ei ole see nii suur probleem, sest et nemad ei istu turbiini otsas ja ei kogu pööretega boost'i. Neil on lihtsalt nii nimetatud pöörete piiraja, millega nad stardivad ja tänu sellele siis need asjad ei kuumene nii hullusti. Nüüd on vaja uuesti kast lahti võtta, veenduda, üle kontrollida, vajadusel hooldada, kõik kokku tagasi panna. See juhtmeragastik, see tuleks viisakamaks teha ja sellised pisiasju veel teha. Aga selline seekord see osa oli. Kommenteerige, likeige, kindlasti subscribe'ige ja aitäh ning järgmise korrani!